Tervist, armas publik! Pilte mina teile ei näita, sellepärast need te olete piisavalt täna saanud. Nii et leppige sellega, leppige minuga, et ma olen siin puldis nii-öelda, võiks öelda, et krampis, sest ma loen paberilt teksti. Nii, vanaeestlased Ameerikas ja Kanadas, õigemini pioneerid Ameerikas ja vanaeestlased Kanadas, niimoodi neid kutsuti. 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul toimus Eestis suhteliselt suur väljaränd. 100 aastaga lahkus Põhjamaadest Ameerikasse üle 2,6 miljoni elaniku. Näitena soomlaste suurim väljaränne toimus 1890 kuni 1914 pääsemaks tsaariarmeed teenimast. Rootslased ületasid puust purjelaevadel ookeani juba 1638. Selle sajandite taguse rahvaste rändamise kujutamise võttis Wilhelm Moberg pärast teist maailmasõda oma ajalooliseks ürituseks. Umbes 80 aasta jooksul läks üle Atlandi ookeani Põhja-Ameerikasse 1 200 000 rootslast. Teadaolevalt esimene eestlasest meremees, nimi teadmata, võttis osa De Flamingi ekspeditsiooni koosseisus Austraalia 1696. Enne esimest maailmasõda elas Ameerikas 15 000 eestlast. Missionär õpetaja Hans Rebane, ema poolt lätlane, kutsuti Ameerikasse USA sakslastest luterlaste Missouri sinodi poolt, teenimaks nii eestlasi kui lätlasi. Ta hakkas registreerima eestlasi kui ka USA lätlasi ja asutas 1897 ajalehe Eesti-Ameerika Postimees. Tõnu Parmingu käsitluses meie sajand algab Ühendriikides, kuid eestlaskonna teket ja arengut tuleb käsitleda koos Kanadaga. Näiteks Lõuna-Dakota osariigis elavad eestlased olid Krimmist saabunud, tegemist oli ahelrändega. Üks osa eestlaste sisserändest Põhja-Ameerikasse pärines otse Eestist, teine osa Eesti asundustest Venemaal. Eestlaste Kanadasse asumist võib ajaliselt jagada 3 järku: Vene tsaariaeg, Eesti iseseisvusaeg ja pärast teist maailmasõda. Põhjused: maanälg, rahvuslik rõhumine, Balti aadli, seisuslikud privileegid, riiklik kasustamispoliitika. Asunik on meie maale tohutult tähtsam kui maa ise. Maad pakuti erakordselt soodsate tingimustega. Asunike värbamiseks rakendati erafirmasid, ka raudtee- ja laevakompaniisid. Asunikke peibutati piiramatute võimalustega elus edasi jõuda, varandusega, mis lausa vedeles maas. Asunike seadus pakkus igale võimaluse omada paugu pealt 320 aakrit ehk 130 hektarit. Nad tulid võlgu ja paljad, mõni oleks ka ehk koju pöördunud, kuid raha tagasi sõiduks polnud. Majanduslikud põhjused: otsida lahedamat võimalust elu parandamiseks, ka poliitilised. Vene riigi ja selle valitsuse vastu esinenud rahulolematus, ei tahetud mehe ikka jõudnud poegi saata Vene kroonuteenistusse, mis tol ajal oli pikk ja raske. Vene-Jaapani sõjast osavõtjatele lubati hingemaad anda, et sel teel õhutada soldatite seas isamaalist vaimu ja vastuokku ära hoida. Valitsus oma lubadust ei täitnud, pettununa tuldi hingemaad otsima Kanadast. 19. sajandi Kanada alad kuulusid Suurbritanniale. 18. sajandil oli seal terav konflikt karusnahkade ja põlisrahva kaubandusvõimaluste vahel. 125 aastat tagasi asusid esimesed eestlased maatarima Kanada Alberta provintsi. Koht, kuhu nad asusid, oli preeriahuntide, mustade karude ja preeria ning metsatulekahjude pärusmaa olnud aasta tuhandeid. 7 Eesti asundust Albertas loode territooriumil pea Vaikse ookeani rannikul jäi ainukeseks eestlaste kogukonnaks teise maailmasõja lõpuni. Calgary ülikooli professor Howard Palmer oma uurimuses on märkinud väikese, kuid tähelepanuväärse Eesti kogukonna osa provintsi tänase näo ja elanikkonna kujunemisel. Kanada Dominion loodi 1867 Alberta distrikti nime all. Niisiis Alberta, üks 3 Kanada Preeria provintsist, piirneb lõunast Ameerika Ühendriikide Montanaga, läänes Briti Columbia provintsiga ja põhjas loodealaga. Medicini oru asundus, mis jagunes kauguse tõttu 2 Livonia Sylvian Lake linna lähedal 1899 ja Medicine Valley 1902. Mõlemad tuntud ka Equilli nime all, on üks vanemaid asundusi Albertas.
Hendrik Kinna ja August Posti olid tugisambad, kes panid aluse Eesti asundusele 1902 oktoobris. Nad tulid perekondade väikese varaga. Samal ajal oli asunduses juba 13 Eesti talu 25 elanikuga ja soomlaste asunduses 70 talu. Algselt oligi see niinimetatud uus Soomemaa tarvis lubatud maa Kanada valitsuselt. Rohkem asunikke saabus 1905 enamasti Tartu ja Võrumaalt. Välis-Eesti almanak 1933 teatab, et seal elab 25 Eesti farmeri perekonda, kokku 150 inimest. Nende hulgas ka minu vanaisa, Jaan Vernik ja vanaema Emma Rosaalie, neiuna Jasman, kes olid abiellunud 1904 sügisel ja emigreerusid Kanadasse 1905 märtsis. Teatavasti said asunikud maad Kanada valitsuselt maaseaduse järgi, siis kongressist läbi lastud 1872, mõõdeti maa suurte ruutude kaupa. Üks township koosnes 36 allosast, igaüks 640 aakrit ehk 259 hektarit. Asunike maad jagati veerandite kaupa, see tähendab 160 aakrit, 64,75 hektarit korraga. Asunik maksis selle eest vaid $10, tingimusel, et teatud aja jooksul peavad olema maatükile püstitatud hooned ja osa maad pidi olema haritud. Asukoht ei tohtinud olla kaugemal kui 10 miili ehk 15 kilomeetrit raudteest. Thomas Jefferson oli maa mõõtmise ja maaseaduse autor. 140 aastat kulus, et lääs saaks jagatud. Maamõõtjad olid kõrges hinnas. Alevikud kanti kaardile veel ennem, kui need veel olemas polnud. Farmerite maad olid ruudukujulised. Preeria teed jooksid iga miili tagant põhjast lõunasse ja iga 2 miili tagant idast läände. Ei ühtegi kõverat joont. Anti ametivanne. Asunik pidi olema 21 aastat vana. Maa omanditunnused avasid võimaluse pangalaenu saamiseks. Pangad andsid laenu $300–400 talu peale, võttes 9% selle eest. 1912 valiti laenuühisuse ellukutsumiseks komitee eesotsas Jaan Vernikuga. Neist Vernik sai ka lõpliku põhikirja koostajaks. Elava inventarina soetati härg, hobun oli kallis, $150–200, härg 30. Huvitavam ongi varane Kanada, kuidas kohaneti eluga, suure loodusest ihjaga, kärestikud, teede puudumine, hõreasustus, keelebarjäär väljaspool kodu, metsatööd ja küttimine, tulekahjud, mida kustutada ei saanud. Sel ajal oli seal maa-alasid, kuhu ei olnud valge mehe jalg veel astunud. Preeria ei olnud kunagi atra ega kõblast tunda saanud. Kliima oli karm, hilisallad sagedasti juunikuu algul. Parajasi öökülmi tuli ette juba juulikuu lõpul. Lund sadas septembris keset viljapeksu. Kuid hilissügis oma kauni indiaani suvega päästis olukorra. Peamine toiduvarustus toodi Reetieri linnast. Henri Kingsepp käis seal kord kuus oma tehtud puurõttastega vankriga, mille ees hobune poi ja härg kiru rakendatud. Aega kulus selleks 3–4 päeva. Ka post toodi kohale. Maa tõotas rikkalikku saaki. Kalu saadi muinaslooliselt palju. Õhtul pandi võrgud jõkke ja hommikuti oli 60–70 suurt kala, 4–6 naelalist sees. Väike verev levis ruttu Tõnu võrukestelt kodust kaasa võetuna esimese nälja kustutamiseks. Esimesed asujad olid jõudnud talve jooksul onnid valmis teha. Käsitsi pidi kõike saagima, iga tööjõuline mees läks välja teenima. Vanad olijad jagasid omalt poolt kogemusi, kuidas nad käsisaega langetasid 515 jalase ümbermõõduga ja 300 jala kõrguseid puid. Kõige parem töö saamise võimalus oli Calgary, 140 miili lõuna poole. Suveti leidus tööd Canadian Pacific Railway raudteelaagrites, kus 10-tunnise tööpäeva eest $2 maksti, millest 67 senti päevasöögi eest maha arvati. Tarvis minev kraam ja post toodi Reetierist. Olulisemad muudatused toimusidki 1908–1910. Fritz Kinna õppis raudteesildade ehitusel olles betoonitöid ja tammide ehitust. Esimene veski rajati Medicini jõele, ennem teda Juhan Mäesepa veski. Karl Moro rajatud vesiveski varustas hilisemal ajal Ekvili linna elektrivooluga. 1909 rajati kool koos raudtee tulekuga. 1910 ka juba Medicini oru Eesti selts, esialgne esimees Vernik.
Neil olid ka juba head tsello, klaverimängijad, juba ka keelpilliorkester, Soome pidulised ütlevad nii, meie oleme palju vanemad asujad siin, aga meil ei ole midagi selle sarnast kui Virolaisvälil. Peeti kõneõhtuid. Igal koosolekul otsustati rääkida pool tundi sotsialismusest. 1915 pühenduti Marxi palgatöö ja kapitali lugemisele. New Yorgis hakkas 1900 ilmuma ajaleht Uus ilm, mida telliti seltsile. Raamatuid telliti Eestist Ploompuu kirjastusest. Usuelu ei laabunud õpetaja Sillakuga. Esimesed asunikud olid enamases radikaalse ilmavaatega. Rändpastor Johannes Sillak teenis suurt piirkonda kogu Kanada lääneosa Briti Columbia provintsist kuni Manitobani. Suri Alberta provintsis Medicine Hati linnas, mille üks tänavaid kannab tema nime. Jaan Vernik andis aru teekonnast Okanagaani orgu, kus ta Medicini oru asunduses ära müüdud talu asemel ostnud 10 aakrit viljapuuaeda 14. mail 1916 Summerlandi. Summerland asub Kaljumäestiku ja Rannikuaheliku vahelisel laial platool. Visionäär kaasasutaja Robinsoni ja presidendi selle raudtee presidendi Lord Thomas Sawsnetsi rahastusel ja ühistel pingutustel asutati see inglispäraste kommete ja aedadega linnaga umbes 1800. Maapealne paradiis, kus 2000 tundi päikest aastaringselt paistmas, liivarannad, viljakas maa, lõhekärestikud ja puuvilja ning viinamarja istandused. Piirne Paikse ookeani lähedusega. Seda eraldab Alberta provintsist Kaljumäestik. 1812 kuni 1885 läksid läbi karusnaha kauplejate ja kulleotsijate ning veistetee. 1922 oli seal suur tulekahju, mis hävitas enamus ärilisi ettevõtteid, kuid siis hinnati väga asunike panust linna kujunemisel. Minu onu Henry artikkel 1979 aastast Homesteads and Happiness, ta kirjutab, et Jaan Vernik ja emma Jasmin abiellusid, immigreerusid Kanadasse märtsis. Jaan tuli perest, kus 3 poissi ja tüdruk. Ta jätkas sama elukutset, mis isagi, tislerina. Pärast õpipoisi põlve Venemaal hakkas ta isaga äripartneriks. Tema soov oli aga saada farmeriks. Eestis oli aga see rahvastiku arvestades võimatu. Kuuldes, et Kanadas on alustada lihtsam, otsustas ta reisi ette võtta. Saabudes kõigepealt rongiga Red Deeri ja seejärel hobuvankriga Kilbisse. Veetes esimese kuu koos Karl Langeriga. Sel ajal esitas ta avalduse majale ja maatükile, mis praegu Sherlock Bros valduses. Et ots otsaga välja tulla, sai ta suvise töökoha Calgarys puuseppana firmas, mis ehitas silda üle Poojõe. Sel ajal elas emma Jaan Rääbise juures. Sügisel tuli Jaan koju Kilbisse ja ehitas ühetoalise maja, milles elada, kuni paremaks majaks võimalused tekivad, mis leidiski aset 1909. 1910 sai ta õiguse maale ja majale ning avastas oma üllatuseks, et ta nimi on Johniks muudetud. Selle asemel, et liigselt bürokraatiaga jännata, otsustas ta nime sellisele kujule jätta. Tisler koos oma tööriistadega oli sel perioodil väga hinnatud ja nõutud. Osa tema lisatööst moodustas kirstuse valmistamise. Neid tegi ta nendel esimestel aegadel palju. Ta ehitas valmis ka maasepa turbiiniratta ja majutuse, mis täitis sel ajal ka viljaveski ülesannet. Puutöö ja farmindus olid mitme mehe tööd, seetõttu otsustas ta midagi muud proovida. Ta pani kuulutuse Winnipeg Free Pressi ning varsti võttis temaga ühendus härra Kate Summerlandist ja üheskoos jõuti kaubale. Tema maja, maa ja loomad vahetati 10 aakrise viljapuuaia vastu koos maja ja sisseseadetega ning Cherry nimelise hobusega, kes hiljem müügiks edasi läks koos kohaga. 24. mail 1916 lahkusid emma, John ja 4-lapseline pere Kilbist Briti Columbia. Alguses rongiga Okanagaani ländikusse ja ülejäänud teelaevaga, mis on nüüd muuseum Pentingtoni järve kaldal Summerlandis. Minu ema sünd 3. detsember 1916 Summerlandis avas ka minu jaoks uue peatüki. Minu lapseohtu ema põgusad mälestused Green Diani mängukaaslastega. Mälestus isa väga rohelisest aiast. Pikniku pidamine Giant Head Mountain mäel, kui päike ookeani taha kukkus, valitses täielik pimedus. Ema kaotsimine tagasi pöördumisel koju Londonis ennem laevale minekut. Vanemad leidsid ta viitseadmiral Nelsoni ausamba treppidelt saiaga tuvisid söötmas. Selma mäletas vaid oma ema rõõmupisaraid.
1920 otsustasid nad naasta Eestisse, nüüd koos 5 lapsega. Perekond Vernik astus aurulaeva Empress of France Nova Scotias, Fandi lahes. See võttis 7 päeva, et jõuda Liverpooli Inglismaal. Kus see Dresden on, ta teab. Nii. Sealt nad läksid rongile, et jõuda Londoni, kus nad peatusid Houstoni hotellis, et ära oodata laevale minekut, mis ületas Balti mere. 10 päeva hiljem astusid nad laevale Valtara, et jõuda Danzigi, kus nad ootasid 1 ööpäeva ja järgmise rongiga jõuda Antsla. Lapsed mäletasid veel elavalt rongi aknast nähtuna purustustega maad revolutsioonisoldatide poolt. Nad jõudsid Antsla 10. mail 1920 kell 9 hommikul, kus neid ootas Jaani isa Gustav. Henri kandis 2 rasket kohvrit. Aeg möödus ja perekond lagunes. Emma läks elama oma õe juurde, Jaan vaatas esialgu laste järele. Jaan müüs talu 1929 ja andis Eedile, kes oli 16 aastat vana, piisavalt raha Kanadasse minekuks. Henri oli Kanadasse läinud 1926 ja Anna 1927. 3 last jäid emaga Eestisse, õigemini Võrumaale, ja Selma asus tööle. Saabudes Kanadasse läks Henri Calgary tehnikakooli, võttes erialaks tööstuslik elektriinsener. See toimus majandissurutise ajal ning töökohti nappis, nii et ta võttis vastu ka automehaaniku töökoha ja püsis seal üle 29 aasta. Seal ta abiellus ja kasvatas 2 poega ja tütre, kellel hetkel on 5 lapselast. Henri elas koos naisega Edmontonis ja enne seda Peace River territooriumil. Anna abiellus varsti pärast Kanadasse tulekut ja kasvatas üles 3 poega, 6 tütart ja hetkel on tal 22 lapselast. Edi tegeles varminduse ja puutööga Briti Kolumbias. Siin ta abiellus ja kasvatas üles 2 poega, 3 tütart ja hetkel on tal 5 lapselast. 2021. aasta rahvaloenduse põhjal pidas Eesti päritolu olevaks Albertas 2720 ja Briti Kolumbias 4840 kodanikku. Juunis 1999 tähistati Linda Halli maal Stetleri ligidal 100 aasta möödumist esimeste Eesti asunike naasmisest Albertasse. Teatavasti on Albertas peetud juubeleid ka varem. Kilbi Ekvilikandi eestlastel oli see 2001, 2004 Paronsi külal. Eesti aupeakonsul Kanadas Ilmar Reinso andis üle president Lennart Meri ja välisminister Hendrik Ilvese head tervitused peo kordaminekuks. Avapalvuse pidas peapiiskop Uudo Peterson, kes võrdles jutluses sajandi alguses Eesti pioneeride uue elu alustamise raskusi piibli Taaveti võitlusega koljati vastu. Samuti jagati 32 pioneerperekonnale koopia originaalse maakrundi dokumentidest. Et neid leida, uuris David Kiil pikemat aega ajaloolisi kogusid Ottawas ja Edmontonis. Loeti ette ka kutse aastal 2001 toimuval eestlaste 140 aasta juubelile Mustamere ääres Krimmi poolsaarel. Linda Halli seintel oli 10 fotodega illustreerituid ja kunstipäraselt esitatud perekondade sugupuid. Noored hakkasid huviga esmakordselt vanavanemate ja vanemate perekonna ajalugu uurima. Leiti suguvõsa harud, millest varem ei oldud teadlikud. Ametlik keel ja asjaajamine küll inglise keeles, kuid 1950-ndatel olevat tänavatel olnud kuulda võrdselt eesti, soome ja inglise keele rääkijaid. Siis ei olnud veel vanaeestlaste järglased kadunud eestlusele. Uusasunikud evisid eestlaslikku visadust ja hulljulgust, just nagu David Thompson, Kanada suurim avastaja ja rajaleidja, kes läbis 80 000 miili jalgsi hobuse seljas koerarakendile kanuuga, et kaardistada Briti Kolumbia 35 aasta jooksul. Simon Fraser ja eelnimetatu kaardistasid Briti Kolumbia ja Kaljumäestiku jõed ja mäed, ka tänapäevases mõistes äärmise täpsusega pildistatuna satelliitidel. Thompson tegi oma elutöö, kui veel Kanada iseseisev polnud. Ta suri 1857. 50 aastat hiljem avastati tema käsikirjad ja siis hakkas Tyrrell neid uurima ja kirjastama. Keegi ei mäleta neid. See varajane aeg kustub inimeste elavast mälust. Ja indiaani pealik Varesjalg on nõnda elumõtte avaldanud. Mis on elu? See on jaanimardika välgatus öös. See on pühvli hingeõhk talvisel ajal. See on lühike vari, mis liigub murul ja kaob päikese loojangusse.
aitäh!